Kristlastel on hea ütlus, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Selle üle võib filosofeerida, aga see on nagu ilus ja põhjapanev tõde selles mõttes, et kõik on üks tervik ja kõik kuuluvad sellisesse ühte perekonda. Kõik mis positsioonis ja samastumises me ei ole, eks ju. Aga huvitav on see, et vahest Jumalat mõista on vaja ennast teadvustada, sest me oleme Jumalaga sellest tema lapsed, et Jumal on võib-olla nii kõrge, kauge ja kõik nii palju Jumala nimelikest jamad kokku keeratud poliitikute ja kaupmeeste poolt, et inimestel võib-olla nagu Jumal ütled, siis neil nagu Jumal hakkab pidele fanaatilisus sentimentaalsus. Et siis mõista ise ennast, siis saab ka Jumalat mõista. Et näiteks ütleme, et kui et sul on erinevad sõbrad ja tuttavad ja need on kõik armsad, et toredad, võtad need vastu ja Jumal on saatnud ja saatus ja need arendavad mind aga on erineval tasemel sõbrad. Ütleme, et kõik on nagu sõbrad, üks on ka sõber on ka naabrimees, kes ütleb sulle tere, tore sõbramees tead. Siis on töökaaslane, äripartner, eks ju, kes nagu sõbrad just sellel levelil. Ostan, müün, vahetan, saame kasu koos, sina oled mulle kasulik, mina sulle, käsi peseb kätte, eks ju. Ja siis, ma ei tea, sugulased on teatud mõttes heas mõttes sõbrad, eks ju. Et veri on paksem kui vesi, eks ju. Aga lõpuks meie psüühika niimoodi ehitatud, et me hindame automaatselt kõige rohkem isiksust, kes meie vastu ei ole kade ja kes võtab meid, näiteks nagu ema, eks ju, et ema nagu ei tee businessit. Tal oled küll võib-olla omad ohutused ja võib-olla ta on mingil levelil nagu pettunud, et oleks tahanud pojakal, oleks on nii, aga seda tema armastusse nagu kõiguta, tema nagu tingimusteta armastab mind. Mul on nagu vedanud, mu ema on selline, eks ju. Enamus ema energiad on ikka sellised, eks ju. Ja kuidas mina seda hindan, eks ju, et ma mõtlen, et täitsa lõpp, et mul on siin maailmas keegi, kes võtab mind sellise, nagu ma olen ja ei taha must midagi saada, lihtsalt ta tahab, et ma olen õnnelik ja teeb kõik selleks omalt poolt, et ma õnnelik oleks, eks ju. Ja millegipärast ülistatakse, eks ju, ema armastust, et millegipärast nagu me hindame seda, kui selline sõber ka on, kes ei ole kade ja kes lihtsalt tahab, et meil läheb hästi, eks ju, aitab alati on olemas. Mu südames on hästi soe tunne, eks ju. Ja nüüd see vaene jumalakane ka samamoodi, eks ju. Me oleme tema lapsed, kõik, ta armastab kõiki, ta on kinnitanud, ta vaatab kõiki võrdselt, eks ju, ta ei ole seal, et ateist või halb või teeman või suur pühak, et kõik on tema osaks, et tal ei ole nagu sellist omadust nagu kadedust. Aga samal on ta nagu hea pedagoog ja oma armastusest ta ikkagi kingib meile valikuvabaduse kõigepealt, eks ju, kus me võime ka segast panna kuhugi maani, aga samal ajal ta ikkagi kontrollib ja juhatab meid ja saadab meile 100 märki, eks ju, läbi pühakute, pühakirjade, läbi templite, ma ei tea, palvelaulude, et kuidas siis temani nagu tagasi jõuda, et oma hingeni iseendani loomulikku seisundisse tagasi jõuda. Aga kui vähe on siis neid, ma tõin sellepärast meie näite, et Jumal on samasugune, et ta tegelikult kõige suuremat rõõmu, ta näeb enda osakeste meie puhul, kui keegi nagu, see fakti ongi tingimust, teda teenib, usaldab ja teab ja mõistab teda, eks ja paneb oma soovid ja Jumala soovid viib kokku vastavalt oma andele ja kõigele oma unistustele, eks ju, aga sa paned nagu, et nagu lõpetad Jumalaga businessi tegemise ära kõigega. Sa kasutad kõike, mis sul on, sa oled juba tingimusteta tegutseda, või see on sulle eesmärk vähemalt. Päris ei õnnestu veel, eks sul on närvikava ja keha samastamised. Aga sa oled pannud nagu selle, et okei, et nagu ema armastus, nii mina tahan ka Jumalat nii armastada, eks ju, nagu tema tingimusteta. Mul on alati saatnud kõike, 24/7, kõiki erinevaid elamusi, ilu, headust, muusikat ja nii edasi, eks ma seda loetlenud. Vaimse õpetaja ja pühakirjad ja kõikidele küsimustele ma saanud põhimõtteliselt vastuse, mis ma otsisin nagu lapsepõlvest võib-olla elu järel. Tema nagu oma poolt kõik teinud, et ma tahaks ka nüüd saada nagu heaks sõbraks, et mul ei ole enam, et Jumal ei ole mul selline nagu lüpsilehm enam, et ma lihtsalt isiksusena fännin teda kui isiksust ja lihtsalt proovin talle kuidagi meelehead teha, talle rõõmu valmistada. Et see on mul ainuke eesmärk ja ma tean, et teised elus on erine Jumalast, et Jumal annab mulle ülihingena püha vaimuna seest arukuse, kuidas siis ka nende tingimusteta, nende omadustega, mis mul on ja sellise ajastu ja selliste katkiste hingedega, nagu me oleme kõik, et kuidas siin nagu toimida, ikka sinna poole liikuda.